Tere tulemast vaatama Esili nädalaraportit, mis on numbrilt 40. Tegelikult see aasta 4., aga 40. kokku me oleme 40 korda teinud teile videoga nädalaraportit. Kui te tahate vaadata, mismoodi me alustasime seda mulliga juttu, siis te võite seda siit vaadata, siin all on link, aga nüüd räägime kõigest täpsemast, millest me siis täna räägime. Esimese teemana räägime sellest, mida huvitavat oleme teinud pommi juurde, mis on hea, kasulik ja lisab kohe sellist väärtust, et vaatad, äge! Teise teemana räägime sellest, kellele siis see pomm täpselt sobib, millest me kogu aeg igal nädalaraportil räägime. Kolmandaks teemaks on midagi sellist, mis ma usun, et kindlasti viib Esili tehniliselt täiesti järgmisele tasemele. Ja vihjena ma võin öelda see, et ei ole niisama mul siin Svet mingid asja. Räägime siis ühest lahedast pommi funktsioonist, milleks on see, et sa saad tootmisele anda töökäske välja ja täpsemalt, kuidas see käib, vaatame siit. Kui ma võtan selle väljundi siit ja ta viskab mul siin kõrvalaknast lahti kohe ja joonised, mis siit järgi tulevad, on siis samas järjekorras, mis on see tööleht ise, et kõik jooksevad samas järjekorras. See läheb painutajale. Painutaja siis, kui ma selle niimoodi välja prindin, siis painutaja saab võtta täpselt järjest, nii nagu tal siin ees on. Et see on selles suhtes väga hea, et ta ei pea hakkama kuskilt vahelt otsima neid jooniseid. Ehk siis tegelikult töökäsk, kus on siis põhimõtteliselt 2 A4 ja järel on veel põhimõtteliselt 38 joonist, kui ma õigesti näen. Selle genereerimine võttis alla 5 sekundi aega sellele tööprotsessile. Just nii, ja selle saab siit samast välja printida ja kohe nii lähebki õiges järjekorras. See oli huvitav lugu, mis sa rääkisid mulle seda, et enne Esili aega nii-öelda, enne kui asjad toimusid Excelis. No kui oli nädalane projekt, siis ütleme viimane päev läks pakkide peale, et see võtab ikka suht palju aega kogu mahust. Et see pakkide koostamine ja printimine, ütleme nii, töölehtede ja jooniste kokkupanek, see võtab ütleme, kui võtta niimoodi suurusjärku, siis nädalane projekt ja terve päev läheb siis nende pakkide peale tegemise peale. Aga kuidas palju sul nüüd läheb Esiliga, pommiga? Nagu ma ütlesin, 2 korda kiiremini. Et pluss veel on see usaldusväärsus, et kui programm teeb selle, siis ta paneb alati õigesti. Et kui mina tegin käsitse seda ennem, siis mis ma võin teha seal mingid vead, et panen valed joonised valesse kohta. Et see asi ongi, et see pigem just see usaldusväärsus, mis teeb seda asja paremaks. Me oleme teada saanud selle, et 5 päevaga on seda kasutatud lausa 735 korda, mis tähendab seda, et see on väga populaarne, aga me seal ei peatu. Dev-tiimis on püsti pandud ekraan. Ja sealt selgub, et see töö võtab rohkem aega kui Delfi esilehekülje laadimine. Ja loomulikult meie dev-mehed on võtnud selle asja ette ja on seda parandamas ja mul on hea uudis, et see on läinud 3 korda kiiremaks. Pole lahe. Mulle meeldib, kui plaanis saab asja ja asju mõõdetakse. Ja nüüd järgmiseks teemaks on meil see, et me räägime, kellele see toode siis sobib. Kellele siis sobib see pomm, kes saab sellest kõige rohkem kasu ja selleks ma annan sõna Riikole. Tere, mina olen Riiko ja mina olen Esilis pomminäitaja. Esimene punkt võib olla see, et te käite oma tootmises ringi kiivriga, mis ütleb juba ära, et te tegelete metallitootmisega. Kindlasti on teie tootmises erinevad operatsioonid, millest üks on keevitus, mille käekäiku te jälgite väga spetsiifiliselt. Rain, mida tähendab projektipõhine tootmine? Ma ei tea, kas sa nüüd õige spetsialisti otsa sattusid, aga eks ma katsun kuidagi moodi pureda selle küsimuse läbi. Ma arvan, et mida projektipõhist tootmisest iseloomustab, on kindlasti suur toodete variatsioon. See tähendab seda, et meil ei ole ühesugust toodet maja sees. Mis veel iseloomustab? Unikaalsus. See tähendab, see projekt üldiselt enam ei kordu. Kui teie tehases töötavad insenerid, tehnoloogid või projektijuhid, siis pomm on kindlasti teie jaoks. Nagu siin te kõrvalpildilt näete. Kui sa tundsid ennast täna ära, siis ole hea ja mine pomm.ee lehele ja võta minuga kontakti.
siis vaatame edasi, kuidas ja mida me teile tutvustame. Et minu jutt täna ei jääks ainult sõnadeks ja et ma saaksin teile näidata seda POM-lahendust sellises võtmes, nagu tehnoloogidel tegelikult vaja on, siis ma tänan Viljandi Metalli selle väljakutse eest asuda siia nädalaks ajaks praktikale. Et teile, head sõbrad, näidata siis, kuidas POM tegelikult töötab ja saada sellest väärtusest ka ise aru. Aitäh teile, aitäh Viljandi Metall ja kohtumiseni! Aitäh Riikole ja kui sa tead kedagi või sa ise tundsid ennast ära, siis võta meiega ühendust, Riiko näitab sulle, mis see POM on, kuidas see töötab, kuidas sellest kasu saaks ja lähme meie oma teemadega nüüd edasi. Tehnoloogia. Miks ma arvan, et Esiili tehnoloogiliselt kindlasti progresseerub järgnevate kuude jooksul kindlasti oluliselt edasi. Enne kui ma siit sõna Tiidule annan, on huvitav lugu, kuidas ma üldse jõudsin selle teemani, oli see, et suvel, kui investeeringut kaaslasime, siis oli kindlasti üks investor, keda ma tahtsin, Martin Henk. Ja ütleme, et ta kohe ei olnud nõus, nii et ma pidin käima mitu eid läbi ennem, et jõuda Jaani. So-called Yes lives in no land. ja ma olin ühel webinaril ja kuulasin, kuidas Martin rääkis juttu Ragnar Sassiga, kes mõlemad on siis Pipedrive'i founderid ja nad mainisid Sergeid. Ja minu arust on alati nagu äge, kui inimesest eespool, mitte see, mis inimene räägib, vaid see, mis inimene teeb ja on, jõuab läbi teiste inimeste, ehk kuidas teised seda tajuvad. Ja vaataks korra seda lõiku. When we hired Sergey, he wasn't the CTO yet. Oh my God! And hiring, sorry, we have to go over the time. The hiring of Sergey is the lifetime story. Sergey is literally, I think that his impact company is exactly like a co-founder. Oh yeah, for sure, yeah. We wouldn't be here without Sergey, definitely not. Yeah. So like he was life-changing. Like we hired Sergey when we, like literally Oit, who was Oit Kauker working in Twilio, our advisor said, you just can't hire him. I will eat my hat. Oh, you haven't done that yet? So, yeah, Oit, you're listening. Eat your hat finally. So he hasn't done that. He said you can't hire him because... Well, he said, you need someone like Sergey. So look at him, find someone similar because you can't get him. And then Ragnar was, of course, like, watch me, hold my beer. So Sergey had 2 offers on the table. And so the background, he was working in Skype, was head of Skype of Microsoft. Let me just remind, Skype was owned by Microsoft. So it was really the most important product and super amazing guy. And he had 2 offers on the table. I think it was Skype for Windows 8 or something. Yeah. But 2 offers. The new Windows. Pipedrive, TensorWise. And what he picked? You know, I think it's a lifetime chance that, you know, he today, his company is the most amazing guy. He's extremely, like, in our culture, humble guy. And he's, you know, one of the base things why Pipedrive is today where we are now. Yeah, no question about it. Ja see oli see moment, mis mind täiesti nagu ära klikkis. See tüüp, ma mäletan, ma kirjutasin Tiiule, et kuule, seda meest tunned või? Seda mehe peame raudselt saama oma punti nagu, et see on nagu next level know-how. Ja siit annangi üle siis Tiidule. Kõigepealt siis tere Sergei, et väga tore taas rääkida, suhelda, et kes oled? Mina olen siis Sergei Anikin, hetkel olen Pipedrive'i CTO ehk tehnikadirektor eesti keeles, olen Pipedrive'iga nüüd juba üle 7 aasta. Miks sa arvad, et just Esiil võiks olla õige ettevõte ja nõustada siis? Tiit ja Maido hästi nagu tähelepanelikult vaatavad või uurivad kõiki teemasid. Mulle just meeldib selline avatus uutele ideedele. Te olete nagu svamm, mis imeb kõik teadmised, mis mul peas on enda sisse ja see minu meelest ongi võtme küsimus või võtme oskus nii-öelda edukaks saada. Aga muidugi on ka teine asi, mis mulle õudselt meeldis, on see, kui kiiresti te tegutsete ja nagu me oleme mingid teemad või ideed on arutanud, siis põhimõtteliselt järgmine nädal need olid juba rakendatud ettevõttesse. Eks ma näen seda ka sellest küljest, et meie faasis on see täpselt õige ajastus, kus võtta sellist know-how'd just pardale ja seda rakendada.
milliseid väärtuseid või teadmisi või oskuseid sa võiksid meile kõige rohkem tuleviku poole tuua? Minu leivanumber on loomulikult tehnoloogia nii arhitektuuri poole pealt kui ka tiimi ülesehituse poole pealt ja mulle meeldib ehitada nii ettevõtteid kui ka rakendusi, mis on jätkusuutlikud, mis tähendab, et seal ei ole selliseid suuri pudelikaele ja see eeldab teatud lähenemist ja ka teatud väärtusi. Üks lähenemistest on siis hajutatus nii infosüsteemide või nende rakenduste arhitektuuri poolest kui ka tiimi poolest. Ja see tegelikult suurendab läbilaskevõimet. No väga vinge, et ma ootan põnevusega meie koostöö jätkumist ja loodan, et sellest koostööst sünnib meie ettevõttes järgmine samm. Ma loodan, et kohe mitu sammu. Eks neid samme peab palju olema, aga ma arvan, et tulemus võiks sarnane meie PyDrive'i tulemusega olla. See oleks väga uhke igal juhul, aga ütlen sulle siinkohal suur aitäh selle lühivestluse eest. Lihtsalt hea meel, tehniliste probleemide lahendamine pole kunagi väga lihtne. No kindlasti on teil olnud supportiga selliseid juhuseid, kus te peate mingisugust asja selgitama. Raadio läks muru. Ei tööta enam, jah? No töötab nagu, aga teeb imelikku häält. Mis häält ta teeb? No teeb niimoodi. Ja selline selgitamine võib-olla ei ole just kõige lihtsam ja kõige vahvam ja mul on hea meel siis, et ehk selliseid selgitamisi jääb vähemaks ja lahendused lihtsalt töötavad. Ja sellega ongi nädalal raport selleks korraks tehtud. Näeme teid järgmisel nädalal ja kui teile meeldis see, pange like. Kui teile meeldis mingi konkreetne teema, siis teemad on siin all kirjas. Pange selle teemale like ja kui me teame, mis teil meeldib, siis me saame loomulikult rohkem teha, mis teil meeldib. Tšau, järgmise korrani!